tere kõigile Eesti Improteatri poolt ja minul on suur rõõm siin teie ees täna jälle olla. Ja seda juba seekord kogenuma trupiga kui eelmisel aastal ja seekord erakordselt musikaalsemat, juba oluliselt musikaalsemat trupiga. Teie esinevad Kaarel Orumägi, Sulev Porno, Mark Gabriel, Kaia Oidekivi ja meist kõige tagasihoidlikum mina. Meil mängib Tilli Indrek Tamm ja meil valmistab Mari. Kuna täna on siin meil erakordne publik, kõik on improviseerijad, vähemalt suure osa nendest, siis me seda vana head icebreaki mängu ei pea hakkama tegema. Mingit jääd ei ole vaja murda, sest enne meid oli esinejaid, inimesed on juba kuumad, otsivad ja igatsevad meie muusikat ja meie lugu. Aga nagu improteatris hästi kombeks, me ei saa ju alustada nagu mingit päheõpitud stsenaariumi järgi. Me alati anname teile võimaluse valida ja ka täna on meil siis teie tellida a la carte muusikal. See on üsna erakordne võimalus, me oleme mänginud seda praeguseks hetkeks 6 korda. Niisiis a la carte muusikal te ise tellite selle muusikali loo ja süžee, aga kuidas te seda määratleda saate, on siis niisugune kerge viis. Kõik muusikalid on kantud ühest ja suurest igatsusest, mis domineerib läbi terve loo, läbi terve selle muusikalise paraadi on meile ikka ja alati jäänud üks suur igatsus. Mis igatsus oleks meie tänase pooletunnise lühimuusikali selliseks kandvaks igatsuseks? Öelge midagi suurt või midagi väikest. Midagi, mis on tänases päevas, ma tean, inimesele kui küsimusi esitada, siis tal kulub umbes 20 sekundit, et üldse küsimuse mõtteni jõuda. Varsti saab see läbi, see on nüüd esitatud ja inimesed saavad hakata pakkuma. Okay, we can a little bit translate you. Since meil what can be the main idea of the musical tonight? What's the goal? Dream. What main dream of our musical today? Leida elus õige koht. Finding something that was lost. Leida midagi, mis on kadunud ja leida elus õige koht. Leida üles siis kas õige koht või mis on kadunud. Põhimõtteliselt sama teema. Või koht päikese all. Leida koht päikese all. Find a place under the sun. Okei? Meil on niisugune fan. Väga hea, ma täname, meie plaksutame. Leida koht päikese all. Ja teil on laval 4 artisti, kes kõik pretendeerivad siis nagu peaosale ja teie saate teha selle valiku, kes nendest seda rolli siis mängima hakkab. Ma arvan, et me taandame sellest pundist kohe ühe kõige aeglasema, nii et astugu ette need 3, kes seda sooviks saada peaosa endale. Ja Mart jääb siis nagu kõrvalosade kandjaks. Aga selle, kes nendest 3 saab nagu peaosa endale, selle valite teie. You can choose which one of our actors can be the main role. Ja mille nimed ja mille järgi te seda otsustada saate, laseme neil oma plaani laulda. Unistus on siis leida oma koht päikese all, aga 3 eri karakterit on meil. Ja siis me pärast teie aplausi jääme sellega valmis. Ja laulan ka enda. Ma kõigepealt küsiks, et mis võiks olla minu iseloom? Main karakter. Mida?
Robustne. Okei. Hästi otsekohe. Väga hea, sobib. Otsekohene. Robustne isegi. Tere! Mul nimeks Karoliine. Ma olen alles 27 ja juba Maximas turvamees. Ma olen Karoliine. Ma olen Maximas turvamees. Aga siiski pole kindel, kas õige koht on see. Mis võiks olla minu vanus? 18. Kui olla aus, te kuulake, ma vihkan oma tööd. Ma tahaks olla keegi hoopis teine. Ma olen 18 ja kuna mul pole mitte mingit haridust, siis ma töötan surnuaias hauakaevajana. Sest labidat on hea hoida käes ja lüüa maasse. Ja selleks ei pea olema mitte mingeid teadmisi. Aga mul on unistus, ma tahan teha päris tööd. Et ma tunneks end inimesena. Jah, inimesena. Mina küsiksin jällegi, milline veidrus võiks minul olla? Sa tahad alati asutada mingit fännklubi. Mingit fännklubi tahan asutada? Ükskõik, mille kohta. Mu unistuseks on laulda iga päev, kuid ma ei oska seda eriti. Ma loodan leida inimesi, keda jumaldada ja luua nende ümber seltskondi. Ma olen siin elanud, siin külakolkas aastaid 62. Ma ei tea, kas leian veel ükskord jõudu, et minna suurlinna kõiki fännama. Ma kirjutasin raadiosse, ma kirjutasin televisiooni, et leida endas jõudu, et koguda enda ümber inimesi, kes tuleks minuga fännama kõiki andekaid. Selle valiku juba teinud. Kas meil on, keeruks võib-olla nime veel korra öelda, kas selleks on Karoliine. Karoliine! Selleks on Priit. Või selleks on Voldemar. peategelaseks on Voldemar. Nüüd on teile väike, ütleme väikse valguse maa, sellepärast et me anname nüüd mu publikuga väike oma jutt. Nimelt me hakkame teile nüüd mängima. Te saate meilt lugusid tellida. Mul on siin 1, 2, 3, 4, 5 lillekimpu. Ma ühe liiaks üks endale produtsendina. Aga teie saate 4, kui te võite midate selle lavale ja hüüate bravo! Mis siis tähendab seda, et järgmine kohe laul.
Kes soovib tellida laulu? If you want to hear a song on the stage, you took some flour and put it on the stage and say bravo. And we have to. Nii, ja selle ma jätan enda. Et olukorda kontrollida. Niisiis muusikal, kuidas leida oma kohta elus? Priit, ütle, kas mul on veel kunagi võimalus suurel laval kallistada mingisugust kaunitari? Veel võimalus, sa pole ju olnudki seal suurel laval mitte kunagi. Kuula mind. Mees, su unistus on väga ilus. Aga ma kardan, et sa oled selle kõige jaoks natuke liiga andetu. No, tead, kõigil on koht siin päikese all, nii et löö see labidas mulda ja kaevame hauda. 3, 4. 3, 4. Kas see on elu siis? Hauda kaevata, sa Priit ju ise võid. Minul unistus on minna leida üks kaunitar, kellega koos pilti teha. Ja siis teha sellest üks kodulehekülg. Tead, mees, ma ütlen sulle, võtta labidas ja tee oma tööd, nii et kaevame hauda. 3, 4. No Priit, kui kaua ma seda taluma veel pean? Ei ole minust kaevajat. Priit, mina arvan, et sina kaeva edasi, sinul pole veel elu sihti. Sina ei tea mitte midagi, sa pole ilusaid naisi näinudki oma elus. Jah. Kõik, keda ma näinud olen, on kahjuks surnud. Oligi, nüüd tuli see ära, see nali, see kohatu nali. Ja kohtingu agentuur kuuleb. Ja vastuvõtt hakkab kohe 5 minuti pärast. Võite tulla, 2 tundi võtame vastu. Ja mõistan. Vabandust, ma tulin lihtsalt aadressi järgi siin selle lehe nurga peal. Ja teie nimi on? Teie nimi on? Jürgenson, ma helistasin ka. Selge, aga täna pidi meil olema naisterahvaste vastuvõtt. Jürgenson, no see on... Kuidas? Täna on naiste vastuvõtt, aga sina oled mees. Mida tegema pean? See nüüd küll ei ole päris see, mida peaksite kartma.
paneme sulle seeniku selga, teeme näo pähe. Make-up aitab alati sind. mõte on hea, aga veidi võiks kaalutleda vähe. kas kohting selline on parim viis? Te ometigi tulite ju just sellepärast, et saada endale kaaslane. jah, olgu pealegi. Selge, teeme ära. kas te ainult saaksite mulle naise riideid kuskilt oma varudest? kas see nüüd pisut pikantne ei ole? proovige. tervist. oi, tervist. tere. Tervist. Väga meeldiv, teie nimi on? Karoliine. Karoliine. sobib, palun pange endale uued rinnahoidjad. mis nendel häda on? Pange selle peale, siis ütlen. kas mu rinnad on liiga väiksed? Ei ole hullu, ilus on ilus. Ilus, väga ilus. Ei, te ei pea häbenema midagi. Näidake mulle ka. No näed sa. Teie riietuge seal. mul on juba valmis. Vau! siin härrasmees soovitas mulle, et ma peaks äkki kohtingu agentuuris otsima siis sellist partnerit pigem sellises olekus. Mis teie arvate? no ütlen ausalt, kui endale meeldib, siis miks mitte, jah? kui endale meeldib olla mees naiste riides, siis miks mitte? Miks mitte? Miks mitte? siiski pole see väga maskuliinne, aga kes ka mina olen, et teile ütlen, miks ka mitte? Miks ka mitte? iga päev ise kannan töö juures meeste riideid. Miks ka mitte? Miks mitte? jätta professionaalsema mulje. Miks mitte? Miks mitte? võib-olla tõepoolest sobibki teile nii. On juba ilus. siis kandke naiste riideid edasi. ma tänan teid, kas ma peaksin ka oma käitumist kuidagi? Nüüd vaatame sulle partneri. vabandage, Jaa. tõesti, mul oli aeg kokku lepitud, kas me peame sellise tolgusega siin praegu jagama seda aega? Ja kindlasti. kas te saate aru, mul bioloogiline kell tiksub? Palun seiske sinna poole, vaatame Karoliine. Karoliine! Kohe vaatama. Karoliine täitsa olemas. Nii, teie partneriks on Voldemar, 62. Voldemar, selge. 62. Sobib? Tohid küsida paar täpsustavat küsimust? Sobib, jaa, palun. Kellena ta töötab? Tema otsib oma kohta. Kas on varasemaid abielusid? Jaa. Kas on lapsi? Ei. Kuidas on... Materiaalne seis, vaene. Puruvaene. Jumal, seda vast tõesti, see on mehe... Ei ole hullu, kõik inimesed on võimelised paranema. Mis ajal me siis selle kohtinguni... Kohe. Kus ma tulen, mis kellaks? Homme. Homme. Kell 1. Balti jaama taga. Balti jaama turu taga. Nii. Jäi meelde? Kuidas ma Voldemari ära tunnen? Mul on päris kiire selle... Don Kiilakas käib küürus. Ja must kilekott on käes. Ma pean ise midagi kandma. Teil on rinnahoidjad. Nende järgi tunneb ära. Absoluutselt, sellepärast ma paningi teise peale, et ta tunneks teid ära. Ja siis ei võta neid. Ära võta. No selge. Mis kell see oli? Kell 2. Balti jaama turu taga. Aitäh. Jah, teie ka. Te olete juba päris ilus. Jumal, ma olen jälle turukonkurentsis kaotan. Hallo. Hallo, Ja. ma helistasin teile paar päeva tagasi. Ja, teie nimi on? Voldemar on minu nimi. Ja. Voldemar, jah. Nii.
ma mõtlesin, et äkki saaks pealinnast mingi ilusa niisuguse vahva tüdrukuude. On olemas. On olemas. On olemas. Homme kell 2 palun Balti jaama turu taga. Ja kuidas ta mind ära tunneb? Te olete kiilakas ja käite natukene küürus ja must kilekott on paremas käes. Seda küll, aitäh teile. Ära. Siin ei ole vaja. Tule ikka. Tule. Usu mind, kindlasti ilus. Naine. Arvad, et on? Tead, igasugu naisi näinud tänaval ja mõelnud, võtaks kõik. No vaata, mis seal on, lihtsalt haara. No, kuule mees, ära nüüd põe. Vaata seda, ta kõnnib just kui ingel. Jah, vaata seda. No veidi vana küll, aga no mis seal ikka käib ka. No vaata seda, sellest me ei räägi, aga tegelikult naised on lahedad, ära karda. Tal olla võib ju päris hea südam ja hingelt niisugune tagasihoidlik. Hingelt ja tal silmad suured ja oi, milline puus. Kas see naine oli või? Ei, tule. Tead, ära karda, võta ükskõik milline. Naine on hea ja eluks väga vajalik. Tegelikult mida mina tean, aga ma arvan, filmides ju kogu aeg kõik lõpeb väga hästi, sest seal on mehed kõik suuksed uhked ja maskuliinsed. Võta nüüd siuke poos ja nüüd võta selline poos ja nüüd võta selline poos. Ja ütle, et sa oled mees. Ma olen mees. No vot, siis mine ja ära tagasi vaata eal, sest naine on sulle eluks vajalik. Sest naine on sulle eluks vajalik. On. Aga tegelikult, tead, Valdemar, mul on sulle üks uudis ka. Jah. Mul on sulle selline uudis, et ma lähen töölt ära. Aga kes siis meil need selle surnuaia peal neid auke siis? Sina. Mina? No ma rääkisin tööandjaga ka, ta ütles, et sulle tuleb lihtsalt topelttöö, aga pole midagi teha, ma lähen kooli. Mis kool see nüüd on? No, mõtlesin, teen niimoodi. Aga ma mõtlesin, et ma pean ükskord midagigi õppima, sest ega sellest mulla viskamisest targaks ei saa. Nii et seisasin nüüd ootama naist. Ja mina lähen kooli ja teen selgeks, kus on A, kus on B, kus on 1, kus on 7. No mõtle järgi. Ole mees. Kuulge, lõpetage palun see külge löömine. Saate aru, ma ei ole vaba. Ma olen siin kohtingul, mõistate? Ma küll ikka kohtingule. Lähe koos. Saate aru, jätte mind rahule. Te teate, ma olen siin, mul on volliga kohtumine. Te olete lühike, te ei sobi. Aga see süda su... Passid! Tulite ka? Mida te siin teete? Mida sina siin teed? Me tulime... Mina tulin kohtingule. Mida? Lõpeta, mina tulin kohtingule. Mina tulin kohtingule! Mina! Vabandage, mul ei olnud kuskilt musta kilekotti osta. Et kas kes teist see Karolaina on? Või Karoliina? Ise oled! Mina olen. Tere. Tere. Voldemar. 62. 27. 4 suhet abielus pole olnud. Maximus turvamees. Lapsi ei ole. Mul ka mitte, aga tahaks. Kas teile meeldivad lilled? Jaa. Minule meeldivad ka lilled. Mul on väikene maja seal. Bravo! Oh, Voldemar!
ma unistanud olen aastaid, istutades lilli, et ükskord õitsevad nad sinule. Ja siis see pisipere, üks nagu oreliivileed, jooksevad meie õues ja õnn on meiega. Oh Voldemar, Oh Karoliine, oh Voldemar, oh Karoliine, nii õnnelikuks teed, tule lähme. Ma viin sind enda majja, asub sõlemaks silma taga, koos seal saame rahulikult elada. kas sul on seal korter? Mul on 2, aga lillepotte? neid on 3. Oh Voldemar, Oh Karoliine, oh Voldemar, on saatus kokku viinud meid. saatus kokku viinud neid. Nüüd aeg on minna, süüa purksi või minna hoopis linna. Lähme linna, Voldemar! Tervist! Tere, kas autogrammi saaks? Voldemar, sa ei rääkinudki, et sul on fänn. Need oleme meie, Voldemar teab küll meid. Me kohtusime ju eile ja meil läks Läti jaamas siin hästi. Läheb väga hästi. Suur tänu teile. Tegelikult see ei ole üldse nii, nagu võib-olla sa aru saad, et me lihtsalt saime eile korra kokku ja käisime loomaaias ja natukene kohvikus ja väiksed ja siis õhtul lõime tantsu. Aga meie oleme nüüd paar. Jah, Sest et ma leidsin ennast. mina ka, tema ka. Meie ka. Kõik leidsid. Vau! Wow. Tule seltskonda Normes. Aitab. Ma tahaks teile öelda ühe tõe, et päikse all pole leida kerge teed. Kui sul on aga õnne, siis juhtub see ja oma kaaslase saab iga mees. Voldemaril nüüd on koht päikse all. Voldemaril nüüd on koht päikse all. Päikse all. Sest Voldemaril on nüüd koht päikse all. Sest Voldemaril on nüüd päikse all. Voldemaril on koht nüüd päikse all. Koos minuga, koos elame korteris, lähedal on Maxima. Lapsi saame kas või koos. Voldemaril on nagunii suva, sest tal olen mina ja tal olen mina. Voldemaril on päikse all. Voldemaril on koht päikse all. Oled mees või naine sa? Armastust otsib igaüks taevakaare all. Ja oled sa üksi, mine sa.
agentuuri, kus kaaslase leiad sa. Golden Marid on koht päisse all.